kõik kohad on kapsaliblikaid täis. Mis mu kapsapõllust niimoodi saab? See liblikas on hoopis Apollo. Ta on suure kapsaliblikaga väga sarnane. Apollo on samuti valge, aga tal on tiiva eesserva juures 2 musta täppi üksteise kõrval. See kõik on nii keeruline jutt, ma püüan nad parem kinni. Apollo on enamikes Euroopa riikides kaitse all. Teda taga ajada ei ole eriti mõistlik mõte. No siis ma võtan kapsad üles. On üks mure vähemasti murtud. Kuule mees, vaata kella. Alles sa need kapsataimed istutasid. Mustlaik Apollot kaitstakse kõikjal Euroopas. Paljudes kohtades on see liblikaliik välja surnud, sest muutuv maakasutus hävitab nende elupaigad. Eestis tunneb mustlaik Apollo end hästi. 40 aasta eest suri Apollo liblikate populatsioon Saaremaal küll teadmata põhjustel välja, kuid kirdeosas Narvast Kundani leviala laieneb. Mustlaik Apollot on leitud ka Lahemaa rahvuspargi lääneservas. Täieliku üllatusena avastati 80 aastate keskel mustlaik Apollo ka Kagu-Eestist, kus tema levila on siiani jõudsalt laienenud ning teada on mitmeid vägagi tugevaid populatsioone, kus isendite arv võib ulatuda kohati sadadesse. Mustlaik Apollo eelistab väiksemaid niite niisketes või poolniisketes paikades jõgede ääres, kus on ka mõnevõrra lepavõsa. Selle all kasvab tema ainus toidutaim, lõokannus. Mustlaik Apollole on tähtis, et lähestikku asuksid nii tema rööviku toidutaim kui ka päikeselised paigad, kus leiaksid toitumiseks õitsvaid lilli valmikud. Samas pelgab mustlaik Apollo tuult ja püüab vältida avamaastikku. Selle liigi edukaks kaitsmiseks on vaja tagada maastiku mosaiiksus, et ühteviisi hukatuslikult mõjuks jõeäärsete väikeste niitude kinnikasvamine ja metsaks muutumine, kuna siis poleks seal enam ei ruumi valmikutele ega toitu röövikutele ning samaviisi teisest küljest oleks pigemini halb liigne kultuuristamine ja maastiku steriilseks muutumine. Jaan Viidalepa uuringud näitavad, et mustlaik Apollo leviala laienemist Eestis mõjutab põhjapoolkera makrokliima soojenemine.